tere tulemast Koma podcasti jälgima ja täna, nagu ikka, tahame varustada neid, kes noortega teevad tööd või on ise noored. Ja vahel on niimoodi, et varustama peab läbi millegi sellise, mida sooviks, et elus ei juhtuks, et sellisel teemal ei peaks rääkima. Et me täna räägime tegelikult suurest valust läbi minemisest, et suur valu võib tulla väga erinevatel viisidel. Ja mina ise ka saatejuht olen seda kogenud ja see on olnud mõnda aega südamel, et õppida kellegi loost ja eriti kui on näha, et Jumal on kuidagi kasutanud seda lugu. Ja me räägime täna siis Heivika ja Paavo Peetriga. Tere tulemast! Tere! Enne kui lähme sinna, et mis on olnud teie selline suur valu, et äkki natuke lihtsalt tutvustage ennast, et kes te ikkagi täpsemalt olete, kust te tulete, rääkige oma elust natukene paari sõnaga. Mina olen Paavo Peeter, see on minu abikaasa Heivika. Me oleme abielus olnud 25+ aastat nüüd. Kust me tuleme? Oleme Tallinnas. Käime Mosaik koguduses, Moko kogudus. Ja Nõmme piirkonnas oleme. Nõmme Mokos täpsemalt, kui see on oluline öelda. Ja. 2 lapse vanemad. 2 lapse vanemad. Üks laps on juba läinud Jumala juurde. Ja Gabriel on 20-aastane ja on ülikoolis, õpib majandust ja aga toimetab oma ette juba. Selge. Aitäh, et te tõesti tulite siia ja juba mainisite ära ka, et üks laps on siis läinud juba Jumala juurde ja natuke räägimegi siis teie vanema poja Miikali loo põhjal siis sellisest suurest valust läbiminemisest. Ja nüüd ma äkki palun, et äkki te räägite natukene võib-olla ajateljel seda oma vanema poja Miikali lugu veidi lahti, et kuidas varem asjad olid ja mis siis juhtus ja mis siis juhtus. Äkki sa Heivika alustad? Ja, et kuna ma olen väga palju selle teemaga oma peas tegelenud pärast Miikali lahkumist, siis ei ole keeruline sellest rääkida selles mõttes. Kui nüüd räägida, Miikal on nii äge laps oli. Ta oli väga nagu aktiivne ja mitte hüperaktiivne, aga tegutseja, rõõmsameelne. Ta oli hoitud, tal olid meie olime, eks ju, vanavanemad ja tegelikult ei olnud nagu tal millestki justkui puudus, et tal oli hoidjaid ja armastajaid ja hoolitsejaid ja tal oli sõpru, ta oli populaarne, ta oli andekas akadeemiliselt ja ta väga noorelt õppis lugema, kirjutama ja ühesõnaga ta oli selline rõõmsameelne ja huumoriga oli hea. Ja kui nüüd ajatelge vaadata, siis on täpselt see, et kui ta suri 2018 augustis, siis mina hakkasin seda analüüsima, et mis siis juhtus, et kuidas me sinna jõudsime, et aru saada, et miks nii juhtus ja ma nägin, kui ma läksin pidin minema selline 5 aastat tagasi, kui teismeiga hakkas, ta oli 13-aastane, siis ta oli ühes filmis peaosatäitja ja ühes lastefilmis ja sari on sellest ka. Ja ma tean, et siis, kui ta nagu selliseks nooreks teismeliseks sai, siis ta väga igatses omale sellist nagu tüdruksõpra või sellist armastust. Ja siis miks ma sellest filmist rääksin, siis on see, et kui ta sinna ekraanile siis jõudus, siis ta lõpuks mitte lõpuks, vaid saigi populaarseks ja ta sai väga palju tähelepanu ja nagu sellist head tähelepanu ja siis tal tekkisid sõbrannad ja tal tekkiski siis 2014 esimene selline eluarmastus, mis oli talle väga oluline ja siis aga see nagu ikka juhtub noortel, see murdis ta südame mingi hetk ja pärast seda hakkasime siis nägema mõne aja pärast, et ta ei ole tema ise enam ja siis hakkasimegi, et me märkasime tal selliseid vigastusjälgi. Alguses me ei saanudki aru, mis oli juhtunud või mis need on. Ma mõtlesin, et ta kriimustas ennast või nii.
ja siis me saime aru, et need ei ole ikkagi kriimustused ja siis me hakkasime abi otsima ja tal olid nagu need sellised nagu justkui episoodid sellised iga poole aasta tagant ehk et me jõudsime maha rahuneda, et noh, jälle nüüd sai korda. See käis nagu lainetena. Ta käis nagu lainetena, just, et me nagu kogu aeg ei olnud sellisel munakoortel ei pidanud kõndima või nii, et ja ta sai kliiniliselt psühholoogilt abi, palvetasime muidugi, et justkui nagu tegelesime selle asjaga. Aga siis 2018 kevadel siis läks tal kuidagi kehvemaks, ma ei saanudki aru, miks ta küll tuttus taaskord ühe oma sõbrannaga ja nad hakkasid siis suhtlema ja siis suve alguses oligi see, et ma nägin jälle, et ta oli ennast vigastanud ja siis ma küsisin nagu, et mis see on või miks või et kas sul on jälle kehvem olla, et miks sa ei ole rääkinud mulle sellest ja siis saimegi aru, et on uuesti vaja abi otsida, aga kuna oli suvi, psühholoogid puhkasid, siis me läksime perearsti juurde, perearst kirjutas välja ravimid. Et ja siis me hakkasime küll ühe teise psühholoogi juures käima, mitte tema kliinilise psühholoogi juures ja tema siis meile ütles niimoodi, et need, kes vigastavad ennast, nad ei ole suitsiidsed, et siis või et see oht nagu ei ole ja siis võttis ka see ärevuse maha. Okay. Ja just siis vanematelt kui teilt. Just nagu meilt nagu võttis, et noh, et kuigi see osa oli niimoodi, et ma nagu kunagi mõteltki, et ta nagu oleks või ma ei oska ütelda, aga mingi ärevuse ta maha võttis. Ja siis 2018 suvel juulis me läksime perearsti juurde, ta kirjutas välja ravimeid, ta hakkas ravimeid võtma, aga võt seda ma ei tea, kui hästi ta võttis, kuidas ta võttis, sest ta oli ikkagi juba 17 ja siis me otsisime ka psühhiaatrit, sest ta tahtis psühhiaatri juurde minna ja ta ise ka nagu tahtis ta ise tahtis abi ja sest ma sain aru, et tal oli nagu see, et tal oli hirm nagu mis võib juhtuda, aga ta meile seda ei jaganud, et ma sain alles seda hiljem teada, et tal olid ärevusood ja paanikaod õhtuti ja nii ja et need episoodid olid ka ja siis oligi niimoodi, et tegelikult me justkui nagu arvasime, et me tegeleme asjaga, et asi on nagu justkui kontrolli all ja saime paari kuu pärast psühhiaatri aja ka, et ootame seda, aga siis juhtuski nii, et 2018. aasta 12. augusti hommikul Miikal oli läinud sõbrannaga kokku saama, aga sõbranna ei tulnud ja siis ühed teised sõbrad ta leidsid ja hommikul kell 9 tuli politsei ja teavitas meile, et meie poega enam ei ole. Ja, see on kahtlemata hästi kurb lugu, et ja sa oled isiklikult jaganud erinevates saadetes ja ka erinevates podcastides seda lugu ja see on imetlusväärne vaprus. See on see päev on ju, kui teie nagu pereelu täielikult muutus. Et kuigi seal oli juba eelnev võitlus, aga see oli nagu see pöördumatu hetk, eks ole, kus lihtsalt tuli uue reaalsusega kuidagi kohaneda. Paavo, ma küsiks sult võib-olla lihtsalt seda isa pilku läbi selle protsessi, et mida sina nagu läbi selle aja täheldasid, mis siis päädis Miikali elust lahkumisega omal käel? No mina isana ikka olin pojaga nii nagu mõned isad on, vahel olin liiga karm, tagantjärele arvan, vahel olin nõudsin asju, on ju. Need ei olnud mingid asjad, mis on sellised üle mõistuse, aga tagantjärele tarkusest, kui täna ajast tagasi läheks, käituks võib-olla veidi teisiti. Aga nagu ikka mures, et kui poiss on paanikas ja ei tea, mida teha, loomulikult palvetsime selle pärast. Üritasin kõige Seivikale toeseks olla, sest et ikka juhtub nii, et poisid räägivad vahel emmele rohkem kui issile, sest issi ei tea, kas karmim või ma ei tea. Eivik on väga emad selles mõttes, et pojad alati räägivad talle olulisi asju, mida ta mulle ei räägi, aga Eivik on neile lähemale jõudnud. Mul on väga hea meel selle üle, et neil oli väga lähedane suhe oma emmega. Ühel on siiamaani, teine ootab, kui jälle kokku saame, on ju. Aga minu üks mure veel oli see sama osa, et mina kristlane ja mu poeg, et
et kuidas tal jumalaga on, mu mõlemad pojad on noorena, mingi 5-6-sena, 7-sena on siiralt oma päästepalve teinud, on saanud aru, et tuleb elu jumalale anda. Noh, ma saan aru, tegelikult teismeeas võiksid nagu, peaksid seda nagu umbes üle vaatama, sest et noores eas juhtub mingi peasegadus või mis iganes, et sa nagu järsku pead uuesti otsustama. Aga siis ma mõtlesingi, et noh, kuidas sellega läheb, et vaatad, kuidas poiss elab ja mis valikud ja asjad, et nagu justkui ei lähe õiges suunas, aga tema eest otsuseid ei saa teha, vaata. Küll saaks, oleks väga äge. Kuigi vist ei oleks äge, aga nagu ma arvan, et sa mõistad. Ja. No ja siis oligi see mure, et mis nüüd edasi ja kuidas see läheb ja mis saama hakkab. Lihtsalt selle taustal veel mainime ära, te siis olite ka terve perena ja noh, te olete siiamaani osa mosaiikkogudusest, et ma saan aru, et see ka samal ajal seal kasvas ja vähemalt ma olen näinud, ma ei tea, videosi, kus ülistuses Miikael on teeninud kaasa ja midagi sellist, et lihtsalt võib-olla veel kuulajatele ja vaatajatele seda koguduslikku tausta. No ja siis jah. Siis kui see kurb päev oli, no siis ma ei mäleta enam, mis ma mõtlesin. Ma ülitasin ilmselt ümber mingisugusele Heivika toetamise režiimile või midagi. Sest noh, kindlasti ise oli ka siukene täiesti nagu puuga pähe saanud, sest et seda küll ei osanud kuskilt otsast oodata, et siuke hommik tuleb. No võt, ja siis hakkasime tegelema vaikselt sellega, mis edasi nagu. Et jah. Kas te üldse, kui tõsiselt te oskasite karta siis suitsiidi? Et see no, võib tulla? Ei, ikka vahepeal seda kartis, aga just täpselt see oligi, et need, kes vigastavad ennast, et need ei tee ja no me usaldasime Jumala kätte ka, sest et no mõistus on otsas, no mida sa teed, vaata. Siin ei olegi mitte midagi muud, me olime pidevalt nagu palves, noh, ei olnud nagu pikke paastumisperioode, kus me kõigest loobume, seda ei teinud, aga nagu me olime pidevalt, olime palves, et Jumal, et me vajame su abi, et palun sinu abi aita ja nagu mõnes mõttes oli ka siuke nagu rahu, et ei olnud siuke hirmus ärevus. Ja. Ma isegi, kui ma olen hakanud mõtlema nagu seda, et ma nagu justkui ei teadvustanud endale, et ma kardan nagu suitsiidi, vaid ma kartsin, et midagi juhtub temaga, sest et tal juhtus asju. Ta oli siuke vahepeal väike susserdis ka, et noh, et kui ta tahtis oma tahtmist, siis ta tahtis oma tahtmist, eks ole. Ja siis oligi, et noh, et ja tal asja oli ikkagi juhtus. Asjad läksid katki või siis ununesid maha või ta oli natuke selline selles mõttes nagu jah, asjad juhtusid ühesõnaga. Ja siis oligi nagu see, et mina kartsin lihtsalt seda, et kui ta ennast vigastab, et ma ütlesin talle seda, et ma kardan lihtsalt, et kui sa teed seda, et ta ütles, et ma teen seda, sest tal on hästi suur äng või valu sees. Ja siis ma ütlesin, ma lihtsalt kardan, Mikko, et sa võid endale veel rohkem haiget teha, et noh, et nagu ei ja mida, noh, niimoodi. Ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et emme, et ma ütlesin enne seda ka, et Miikael, ma lihtsalt nagu, ma suren, kui suga midagi juhtub. Ma mäletan, ma hakkasin nutma ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et emme, ma ei tee sulle seda. Ma kuidagi kunagi ei arvanud, et ta nagu mõtleb sellele nagu pidevalt või tegelikult ma ei teadnudki neid nüansse, sest tol ajal, ütleme 7 aastat tagasi ei räägitud sellest nagu nii palju üldse sellest depressiooni või naeratavast depressioonist või sellest nagu, et kuidas küsida ja kas küsida ja ma isegi ei tulnud selle peale, et küsida nagu, et kas sa oled mõtelnud. Alles tagantjärgi sain teada, et ta kellelegi oli rääkinud ja oli mõtelnud, et selles suhtes oli jah, et ma isegi ei suuda seda nagu näpu peale panema, et ma mõtlesin, et nüüd ta võib seda teha. Ma nagu kartsin midagi, aga ma ei saanudki aru nagu mida. Ja siis noh, oli see ja siis ma
tagantjärgi mõtlesin, et appikene, et nagu kuidas ma ei mõtestanud endale seda või nagu, aga noh, me tuleme nende teadmistega, mis meil on, et aga arvataksegi, et vanemad peavad olema arstid, juristid, teadlased, psühholoogid, aga me ei ole. Meil ei tule lastega instruktsioone kaasa ja tegelikult me tuleme selle pinna pealt, mis meil on ja me tegime oma parima nende teadmistega, mis meil oli. Et selles suhtes on kurb, et me ei saanud teda aidata lõpuni nagu ellu jääda ja terveks jääda nagu. Tavaliselt võtta inimesed ei mõtle ka kõige selle drastimise peale, et no inimesel peab midagi natuke justkui korrast ära olema, kui ta kogu aeg mõtleb nagu kõige hullemaid nagu stsenaariumeid välja. Et sa nagu, siuke optimism on sees või sa ei mõtle kõige hullemaid, et mis ma siis teen, et kui mu naine ära sureb, et vahel tulevad mõtted, aga sa nagu ajad need nagu ära, aga sa ei kalkuleeri kogu aeg seda enam, et sa loodad Jumalale, et see asi saab korda, sa usud, et Jumal on lubanud, et ta aitab ja sa pärast me kuuleme, et Jumal mõnes mõttes aitaski, aga nagu sinna me veel jõuame, on ju. Et Jumal ei pillanud seda maha, et sorry, et ma olin hõivatud, et ma olin parasjagu tegelesin Indreku probleemidega või midagi. Just. No te juba jõudsite ka sinna ja veel kord nagu see on nagu selles mõttes imetlusväärne, et te avanete sellel teemal, aga paratamatus on, iga inimene elus kogeb ühte suurt valu vähemalt ühe korra, tavaliselt mitu, eks ole, see võib olla lähedaste kaotus, see võib olla mingi suhte purunemine, erinevad asjad, et kui te nüüd raatsite sinna valusse sisse minna, siis mis te seal nagu tundsite, kui see oli kõige teravam? Et kuidas te seda valu kirjeldaksite? Me enne saadet rääkisime, et võib-olla on kirjeldamatu. No proovida ju võib, on ju, selles mõttes, et kui sulle tullakse hommikul, öeldakse, et Miikal ei ole enam, on ju, et siis nagu tuleb õhust puudus ja siis nagu jõud kaob ära ja suu läheb kuivaks ja pärast seda on see valu ei ole ainult vaata individuaalne. Ma ei tea, abikaasa räägib ise, aga sa näed, et kus sul abikaasa kõrval täiesti ära laguneb põhimõtteliselt ja sa ei oska mitte midagi teha, sa nagu püüad nagu kõigiti teda aidata, on ju. Siis on sinna kerge egoismi juurde, et ma ei taha ka, et tal kogu halb on, siis on mul halb, on ju, ja kõik miks üks asjad, aga sa püüad seda toetada ja mõtled, et kas elu sees ükskord veel läbi saab ja paremaks läheb. Sükene, nagu lootus kaob ära, sest et selles, kui on kui laps sureb, siis on täpselt see, et sul ei ole enam see lootus, et äkki ta saab terveks või et see on nagu nii lõplik ja sul ei ole nagu mingit lootuse kildu nagu, et see aitab mul nüüd edasi minna või et ja tegelikult mina nagu palusin ka Jumalalt, et Jumal, palun tooda tagasi nagu, et ma mäletan. Ja siis aga jah, et ikka pole vähe siiamaani teeb nalja, mis ei ole nali, et Jumal, et kuule lepime nüüd kokku, et nüüd sa tood Miika tagasi, aitab küll, on ju. Ja me teame, et teeme küll nalja, tegelikult ei tee nalja tegelikult. No see on see, mis ma tahan nagu suuga välja vahel ütelda, vahel on valus nagu see ka, et ega see, ütleme siis see valu kui seesugune, et see, mis oli see valu, kui me teada saime, no see on nagu tõesti kirjeldamatu, et inimesed, kes seda on tundnud, saavad aru sellest, et sa lihtsalt, sul ei tule muud kui jäänud välja, eks ju, või sükene nagu vigastatud looma selline möire või selline ja sa lagunedki nagu sinna maha kokku ja siis sa enam ei saa aru nagu, et mis on toimunud, miks on toimunud, et mis nagu selline mega šokk on esiteks, aga samas on see, et kõik su ihud tõmbab valust, nagu füüsiline valu tekib, et mul nagu tekkiski nagu see, et mul tõmbas midagi nii kokku siin nii valusasti, et ma ei saanud enam neelata, hingata ja jalad läksin nõrgaks ja siis ma nagu mõtlesin, et mis nüüd või mis mõttes nagu, et hästi palju mõtteid oli ja samas oli tühi pea, eks ju, et selline ja siis oligi, et appikene, et ma pean oma vanematele seda rääkima või hakkama nagu inimestele, et mul oli nagu, et kuidas ma oma ema-isale, ema-isa, minu vanemad olid nagu Miikelile nagu teised vanemad, et nad aitasid meil, kui Miikel pisike oli, siis me olime nende juures elasin ja nii, ja siis ma mõtlesin, et appikene, et nad surevad ära või saavad nagu, kui ma teavitan, et
Mikko on surnud, et kuidas ma neile seda üldse ütlen, et mu isa on üldse Saaremaal tööreisil ja et kuidas ma teda sealt ära saan ja ma hakkasin mingeid selliseid asju mõtlema, et kuidas ma üldse ütlen lähedastele seda asja. Sa nagu emana saad selle uudise, sa oled ise täiesti kokku kukkumas, on ju, oledki kokku kukkunud ja samal ajal tegelikult on kõik see, et sa pead seda halba uudist levitama, on ju, ja tunned kogu seda koormat, mis nüüd veel tuleb kaasa lisaks, eks ole, kõik ju praktiline pool, mida tuleb korraldada. Ja siis Gabriel magas ju, eks ju, ja siis ta kuulis muidugi minu nuttu, eks, ja siis ta tuli ka seal nagu vaatama, et mis juhtus. Ja siis ma mäletan seda, et ma vaatasin teda ja ma mõtlesin, ma ei suuda sellega tegeleda, ma ei suuda praegult tegeleda nagu, et ma ei suuda talle öelda ja siis mul oli nii äge. Et või noh, nii armas oli tunne see, et nagu see ei olnud minu nagu see hetk ma ei pidanudki, et Peeter läks ise ja võttis nagu Gabrieliga asju ja rääkis talle. Ma ei tea just, mis ta rääkis või kuidas, aga see oli nagu nii suur nagu, et ma ei suutnud ise sellega tegeleda ja nii kahju, et noh, aga ma ei suutnud sellest emotsioonist või sellest raskusest nagu välja šokist tulla ja mulle nagu, ma nägin, et Peeter läheb Gabrieli juurde ja ta on praegu tugevam ja ta saab nagu Gabrieli rohkem toeks olla kui mina sellel hetkel ja see oli nagu hästi armas, et nagu Peeter oli toeks Gabrielile ka peale selle, et sest noh, politseinikud olid nii kaua meie juures tegelikult, kuni me ütlesime, et nüüd te võite minna. Ja nad andsid igasugust infot nagu ohvriabi ja kõik sellised, meil olid hästi toredad. Tagantjärele oli neist nii kahju ka, et politseinik ei ole siuksel hetkel ilmselt tore olla nagu. Ja noored inimesed olid ka. Aga jah, see valu on niimoodi, et sa tunned ikkagi igas rakkus ja luuüdis ja see nagu valu on nii vastik, et sa tahaksid sellest välja, aga sa ei saa, et noh, et ja siis kui nüüd edasi minna sealt, eks ju, et see... Ta nagu kandub leinaks üle ja siis tegelikult nagu ei kao, eks ole, lõpuni, et kuidas mis juhtus edasi? Et edasi siis niimoodi, et eks me hakkasime nagu sellega tegelema, et esimene aasta on võib-olla kõige raskem, eks ju, selles suhtes. Ei, tegelikult ma ei ütle niimoodi. Ma ei ütle, et kõige raskem. Minu meelest on erinevad raskused ja me ei saa panna üldse skaalale seda kuidagi, et nüüd oli raskem, sest me ei tea, mis ette tuleb. Aga esimese aastaga oli nagu justkui see, mingi osa oli see, et sa elasid neid esimesi üle. Esimene sünnipäev, tema sünnipäev ilma temata, esimesed jõulud ilma temata, esimene, ma ei tea, kevad, emadepäev ja kõik oli nii, et eelmine aasta samal ajal ta oli elus, eelmine aasta samal ajal me veel tegime seda ja Google foto saadab mingid pilte, kus me olime eelmine aasta samal ajal kuskil ja siis ma mõtlesin, et oleks ma teadnud nagu, et 2 kuu pärast teda ei ole nagu, et siis ma oleksin nagu hoidnud hoopis tugevamini või. Et ühesõnaga sellised nüansid nagu esimene aasta. Siis järgmised ja esimestel aastatel on nagu justkui inimesed kõrval ja mõistavad ja on toeks ja kuulavad ja et aga ütleme nendes järgmistes aastates on see, et sa justkui nagu harjud selle valuga või siis sa üritad leida seda uut normaalsust või tasakaalu või sellist, et mina vähemalt, et ma nüüd üritan mõtestada seda, mis on juhtnud ja panna kokku selliseks looks oma peas, et ma suudan sellega edasi elada. Ja noh, mul oligi see, et ma ei taha, et Miikael või see Gabriel kaotaks peale venna veel ema, nagu ma olen ennegi ütelnud teistes intervjuutes, et ma lihtsalt otsustasin seda, et ma tõusen, ma käin tööl, ma olen see fun ema edasi, et Gabriel ei pea kaotama oma ema ka, eks ju, et ma ei lähe sellesse leina sellisesse auku ei jää nagu, et ma teen kõik selleks, et otsida endale abi ja olla Gabrielile toeks ja olla hea abikaasa Peetrile, eks ju, ja oma vanematele, tütar ja noh, ütleme siis õeperele samamoodi, neil olid ka lapsed ja nad olid väga lähedased ka Miikaeliga ja Gabrieliga. Pidime mõnes mõttes neid ka veel toetama omakorda, et meil oli raske, nad lagunesid ka ükshaaval ära kõik ja siis pidid nende kätt hoidma ja mida kõike. Ja nemad hoidsid meie kätt, et see oligi nagu selline koostöö, et justkui, ja mina tundsin seda ka, et Jumal andis meeletult jõudu sellega tegeleda. Ma vahepeal tagantjärgi mõtlen, kuidas ma hakkama sain. Et nüüd, aga nüüd on siis väga see asi, nagu ütleme, ma pidin uuesti mõtestama oma elu, et kuidas nüüd edasi, et noh, need miksid olid ka, eks ole, et umbes, et miks Jumal sa võtsid ära, kus sa olid, kui ta suri? Jumal, kus sa olid?
või miks ta suri, miks sa ei aidanud teda, et ja ma sain need vastused muidugi Jumalalt, ta ütles kohe mulle, ta näitas mulle nägemust, kus ta oli seal ja Miikali võttis endaga vastu. Aga jah, ta lubas sellel juhtuda, ta küll ei orkestreerinud seda, aga nagu ta lubas juhtuda ja ma tean ka nagu miks ta lubas juhtuda. Aga nüüd selle valu juurde tagasi tulla, siis mina nagu ütlen nii palju kui võimalik, kui kuulajad kuulavad seda, et kui teil on mingi kriis elus, mis iganes, meie kõige suurem valu, teil ei pea olema nagu, te ei pea mõtlema niimoodi, et ma pole ju oma last kaotanud, et ma kaotasin, ma ei tea, midagi muud, eks, või kedagi teist või, et siis on nagu see, et esiteks kõige suurem kriis, mis meil on kõige suurem, eks ole. Et me ei hakka võrdlema sellega. Et kui ma tunnen valu selles kriisis, siis ma tunnen valu selles kriisis. Ja ma nagu soovitan seda, et abi otsida. Et mitte jääda üksinda. Mõni, et Leina tüübid on erinevad, mõni tahab õudselt rääkida, mõni ei taha rääkida, aga ta kindlasti vajab tuge. Kõik vajavad tuge. Ja on hea, kui on inimesi, kes on nagu sellise tarkusega, kes oskavad näha, et ta vajab tuge. Aga samas meil endal leinajatel on ka vaja abi otsida vahel ja tõesti, minul oli ka, et mul mingi hetk läks nii raskeks, et ma ise läksin psühholoogi ja psühhiaatri juurde ja ma läksin eestpalvele. Ja ma sain nagu väga kiiresti abi ja ma ütlen ausalt, mulle tuli, ma arvan, et kas oli 4. või 5. aastal, ma sain tagasi rõõmu. Ja see oli ka nagu see, et ma mõtlesin, ma elus ei tunne rõõmana. Sellisel viisil nagu, et mul ei oleks kogu aeg nagu seda leinafiltrit. Ja ma ühel eestpalvel käisin ja ma sain rõõmu tagasi ja ma enam ei näinud maailma sellise Miikali kaotuse filtriga, vaid ma nägin nagu, et ma ei mõtelgi kogu aeg sellele, et enne ma mõtlesin kogu aeg sellele, et ma käisin tänaval ringi ja vaatasin inimesele otsa ja mõtlesin, et huvitav, kas ta teab ka, mis mu elus on juhtunud, et kohutav asi meil juhtunud on. Et siis ma enam nagu, siis nagu see muutus selliseks, et ma hakkasin nagu keskenduma sellele, mitte miks Miikal suri või kuidas ta suri, vaid sellele, et kes ta oli ja mis ta mälestused on ja ma olen tänulik selle üle, et ta meil oli see 17 aastat ja peaaegu 18 aastat ja kõhus ka veel ja ma hakkasin keskenduma sellele nagu mälestustele ja tänule ja ma ei vahetaks mitte ühtegi päeva ära, et ta ei oleks, et ma kas või elan selle valuga, aga ma olen tänulik selle üle nagu, kes ta oli ja milliseks ta meid tegi vanematena, eks ju. Et tema ju kasvatas meist vanemad mõnes mõttes ja ta oli meie eluõpetaja ja tänu sellele, et me oleme nii head vanemad oma Gabrielile, et Miikal tegi selle teeraja. Ja sinu sellisest leinast ja kogemusest jäigi nagu kõrvu see, et sul olid need miks küsimused, sa maadlesid Jumalaga, seal olid need erinevad faasid, esimene aasta oli erinev kui järgnevad ja tegelesid vist rohkem siis selline protsessi ja nagu, et vajasid seda rääkimist ja seda, eks ole. Isana, kuidas see lein läbi aastate, kui sa suudaksid seda nii-öelda kokku võtta, et või nagu anda väikse ülevaate, et kuidas see lein nagu arenes või kujunes? Ma ei tea, kas ma olen ebanormaalne või mis mul on viga, aga võrreldes Heivikaga mu peas ei toimunud peaaegu mitte midagi sellist. Mitte, ühesõnaga, ma ei oska kommenteerida, kuidas teistel on, ma ei ole teiste pähe näinud, aga kõrvalt Heivikat ma nägin, kuidas ta rääkis, kuidas tal hakkas nagu ma ei tea, nagu kvantarvuti hakkas tööle, kus ta hakkas kõiki klotse lahti võtma, mis kõige väiksemad osasid sai, hakkas mõtlema, mis on see klots, kuidas sellega peale hakata, mis edasi, miks mitte. Nii palju küsimusi oli, ta ilmselt tundis ennast hästi väsinuna kogu selle info üleküllusega. Minu, nagu ma enne ütlesin, üks põhimuresid oli see, et mis poisist saab, et ma tean, et väga paljusid asju me ei mõista, väga paljusid asju me ei suuda arvestada, väga paljusid asjadega me ei saa hakkama ilma Jumalata. Ja kui sa usaldad oma elu Jumalale, olgu see nagu kas või see, et lähed hommikul välja, Jumal, palun kaitse ja varja ja õnnista, siis tegelikult ta teeb seda. Ma olen näinud seda, ma usun seda ja usun ka siis, kui ma kõigest aru ei saa. Ja siis see sama osa Miikaliga, et Jumal, et mis Miikalist saab, et nagu ma ei tea ju. Ja siis ma kartsin jah, et poiss ei vali Jeesust ja võib hukka minna. Ja siis, kui me korduvalt saime Jumala käest nagu mitmete inimeste kaudu nagu selgitus, et on tema, Jumala võttis ta oma juurde, et on tema käes.
siis minule sellega tuli selles mõttes nagu rahu või nagu koorem langes ära, et isegi läbi pisarata, aga mul oli nagu hea meel või selles mõttes hea tunne, et temaga ei saa enam mitte midagi valesti minna nagu ever. Ja see andis mulle nii palju kergendust. Et nagu ma tean, et ta on Jumala käes. Noh, ei olnud esimene variant, kuidas seda asja lahendada minu arvates, aga ma ei ole targem kui Jumal. Ja meie palvetele selles mõttes vastati, et Jumal hoolitses selle eest. Ja ma ei tea, kuidas inimese otsused siia kõik puutuvad, eks ole, kuidas Jumal laseb juhtuda, mõnda asja ei lase juhtuda. Tema teab seda. Miikal on Jumala juures, üks päev, kui me jälle näeme ja kui mulle antakse võimalust küsida palju küsimusi, mulle meeldib küsimusi küsida, aga sealt edasi, see osa, see päev näiteks, kui see oli, lihtsalt lisan vahele, et hästi suureks julgustuseks ja toeks, et see periood, see esimene intensiivne periood, mis seal oli paar, nädalat ja kuu, on ju, metsikult kogesin Jumala armastust. Ja mitte lihtsalt, et mul on kuskil soe tunne südames, aga kui see asi juhtus, meil põhimõtteliselt samal õhtul või varsti kohe tulid inimesed meie juurde, tuli kogudusest tuli mingi 6 või 7 inimest tulid meie juurde ja istusime lihtsalt. Midagi ei rääkinud, midagi ei teinud, lihtsalt istusime. Ja see oli nii kuidagi julgustav, ma poleks elu sees arvanud seda, et teiste inimeste nagu kohalolu lihtsalt sellega, et nad on, sest mida sa ütled, vaata? Ei ole, et there, et läheb üle või kõik saavad aru, et igasugused sõnad on sellisel puhul täiesti üleliigsed, ükskõik mida on. Ja siis oligi, istusid sealt ja siis sa kogesid, kuidas kogudus toetas ja kuidas Jumal armastas ja tõesti võin öelda, et ma ei ole kunagi enne nii palju Jumal armastus kogenud kui sellel perioodil. Ja pisi asjades, vaata, kui tuleb inimene matmine või asjad, siis see läheb igale poole, läheb raha, siis sa pead valima seda, teist ja kolmandat ja kogudus aitas meid korraldusega ja seal oli üks ilusamaid Jumala teenistusi Miikali ärasaatmisel, mis on olnud Olevste kirik pikka aega vist nii täis olnud ja seal olid järjekorrad ja värgid, kus inimesed tulid ja tegelikult see gift Jumal sai kasutada ja päris palju evangeeliumi sai rääkida seal on ju. Või siis need asjad, et kui tulevad palju kulutusi, igast august tuli kuidagi raha, et mitte, et see raha nii oluline oli, aga ma mäletan seda, et kui suur Jumala arm ja kui tänulik ma olin, ma ei pidanud mitte ühegi asja peale mõtlema, kas mul on või ei ole raha. Tegelikult summa summarum mul jäi kõvasti üle ka pärast. Ehk et see oli siuke nagu Jumal on nagu, Jumal on, öeldakse seda pillav Jumal, et ta nagu ei hoia tagasi. Ja selles mõttes on Jumalaga koos nii äge käia, et Jumal sellistel hetkedel, ta on nii pillav, sul on nagu üleliigne kõik, aga sa koged seda kallistust ja armastust, et ära muretse millegi pärast nagu. Ja see oli see oli nii julgustav ja see oli nii tore, et kui keegi kogeb või kellegi, me rääkisime, et mis nõu anda noortele, et kui sa tead, et sinu sõber on raskes olukorras, et mis sa talle ütled, et vägisi ei saa muidugi minna, aga et see sama, et sa oled temaga koos lihtsalt. Ole kannatlik, et ära hakka tobedat juttu ajama, et läheb üle või ei saa hakkama või mul oli ka nii hull või lihtsalt see juuresolek, siis palvetad selle pärast ja Jumala juurde, kui sina oled see, kes sa koged seda valu, minegi Jumala juures, piiblis on väga selge arusaam, et me oleme nagu anumad ja meie sisse koguneb erinevat asja, mõne paneme ise, mõni koguneb ja tuleb Jumala ette välja valada. See on umbes sama analoog, et kui sul on nagu klaasitäis mahla, on ju, siis mitte keegi ei pane sinna piima, kuni selle mahla välja ei vala, on ju. Piim ja mahl koos ei klapi, samamoodi meiega, et meie sees koguneb, me peame Jumala ette valama, kui sa vaatad Taavetit, kogu aeg käis Jumala ees välja valamas. Ja Jumal täitis teda jälle ja nagu Eivika sai Jumalast rõõmu tagasi. Ja mõned inimesed saa kunagi rõõmu tagasi sellisel hetkel. Sest nad ei oska Jumala juurde minna või ei taha või ma ei oska öelda. Eks. Ei ole kunagi olnudki temaga, eks ole. Et teie loo puhul on ühest küljest on ju, kes seda kuulab, võib mõelda, et nendel on siis Jumal ja see usk ja siis see nagu aitab, et aga et mis siis minu lootus on. Teised jälle võib-olla mõtlevad, et aga nad olid ju nagu Jumalaga ja kogu aeg olid nagu palvetasid ja olid selles olukorras ja näed, Jumal ei hoidnud ära, eks ole. Et kuidas te vastaksite neile küsimustele? Jumal ei hoidnud ära justkui jah. Samas, mis ma oskan öelda, vaata kui piiblit oled lugenud, need, kes on lugenud piiblit, seal on Hiobi lugu, eks.
Me võime ju mõelda, et me Eevikaga ju me ikka midagi valesti pidi tegema, sest et muidu ei juhtu sihukest asjad, eks. Piiblis on Hiobi lugu, Jumal ise ütleb, et ta ei ole midagi valesti teinud, aga Jumal ei anna mitte ühtegi selgitust või põhjust. Meile selles mõttes andis mingisuguse selgituse, kui Eevika küsis, et miks see pidi juhtuma. Palju jutlusi, kes ütlevad, et ärge üldse Jumalalt küsige, miks küsimusi, et sealt vastuseid ju ei saa. Aga jälle see pillav Jumala armastus tol hetkel oligi see, et Eevikal oli seda vastust vaja ja talle tuli mitu kinnitust, et selleks, et ta saaks igavesti elada. Ja nagu, mis ma selle kohta oskan öelda või ma ei tea, miks see tähendab, ma ei tea, miks ta ei hoidnud ära, ma ei tea, kas me kunagi saame teada. Paljusi küsimusi on miks. Kindlasti oli seal asjasse puutusid asjad, et mehel oli endal ka võimalus valida. Kindlasti puutus sinna asja see, et kurat ümbritseb me ümber ja kuidagi tõmbas vaiba alt ära, me ei tea seda. Aga me teame seda, et Jumal oli üle selle. Ja kui Eevika sai Jumala, nagu võttis Jumalal nii-öelda natist kinni, et kus sa olid nagu, siis Jumal oli seal ja armastus ütles, ma olin see samas. Ja Jumal oli see samas. See olukord ei olnud käest ära, et Jumal oli nagu kiirabi, kes pidi tegelema, kus sa jooksed, ma ei jõua. Jumal oli kõige sellega haldas. Ja ma olen täiesti kindel nagu seda ka, et tegelikult Miikel nagu kurja poolt mängiti nurka seal, et selles suhtes, et nagu ma usun, et need inimesed, kes on depressioonis või on kogenud mingisugust sellist kriisi, tunnevad ka, et nende peas on sellised nagu justkui mõtted, et mis ütlevad neile, et sind keegi ei armasta või et sind ei ole kellelegi vaja või et sa oled koormaks või siis need on valed mõtted, need on saatanalt, et need ei ole õiged mõtted ja need ei ole isegi meie endi mõtteid, sest et see on valed. Jumal armastab sind, su vanemad armastavad, su sõbrad armastavad sind ehk et keegi sind armastab ja hoolib. Ja siis on näiteks see, et näiteks selline ma olen kuulnud, on depressioonis inimestele, et ilma sinuta on kergem. See ei ole üldse see, mis toimub pärast seda, kui inimene lahkub. See on nagu nii raske nii paljudele inimestele, et ma näen Miikeli sõprugi, eks ju, et nad ei ole kristlased ja et nad arvasid, et nad elavad väga pikalt koos oma sõbraga koos, nad saavad, eks ju, oma abikaasade ja lastega külas käia ja mõtlesid ka selliseid asju. Ja nagu et see ei ole kergem ilma selle inimeseta, et meil ei ole kunagi, et Jumalal on ka põhjus, miks inimese on siia maa peale loonud ja miks nagu sa oled siin, eks ju, et ma räägin praegu noortele, et ja Jumal tahab, et sa elad aga meil on vaba valik, et vaba valik ka valesti teha ja Miikel tegi palju asju ka valesti ja ta oli juba peaaegu täiskasvanud inimene ehk et me ei saa vanematena vastutada tema tegude eest ja kui me nägime, et alla minek on kuskile, Jumal näeb ka, et siis Jumal lubab juhtuda mingitele asjadele, et inimene saaks igavesti elada, eks ole. Ja siis aga kui ei ole Jumalat, et ma ütlen ausalt, et saab pöörduda psühholoogide juurde, psühhiaatrite juurde, oma lähedaste juurde, rääkida sellest, abi otsida, nagu otsige abi nii kaua, kui nagu vähegi jaksate, kui on sellised suitsiidsed mõtted peas või et mind ei ole kellelegi vaja või siis need, rääkige kellelegi välja need, et seda tuleb välja rääkida, et mul on raske, võta kellelgi varukast kinni, on olemas, kui ei ole nagu selliseid vanemaid, kes saavad sellistest asjadest aru, siis on noortejuhid või on, ma ei tea, tänaval pealgi, mine kellegi juurde. Kui on selline tõesti endale nagu ohtlikud mõtted, helista 112, et kui ei tule need abinumbrid meelde, et selles mõttes, et maailm vajab, mina vajan, et sa elaksid nagu. Ühiskond vajab, et noored elaksid. Et see on selline kaotus minu meelest. Nad on nii ägedad inimesed, on tänapäeva noored. Ja see on selline kaotus, nagu, et nad hukkuvad. Ja nad tegelikult ei teagi, nagu, milline väärtus neil oli. Kuidas neid armastati ja kuidas neid hooldati, et valed nende peas on lihtsalt viivad nad vahel sellisesse nurka ja tuleb abi otsida, et ma käsin, et kui inimene, kes kuuleb, kellel on sellised mõtted peas, et mine kellegi juurde, keda sa usaldad, kellegi, kui sa oled noor, et vanema inimese juurde või oma sõbra juurdegi või sõbra vanemate juurde, et mine küsi, et kuidas ma saan abi, et mul on sellised mõtted, mul on selline äng ja valu sees, et mul on raske olla.
et selles suhtes, et see on see soovitus, mis ja mina sain ka psühholoogilt, psühhiaatritelt abi peale jumala ja mina pidin ka võtma ravimeid, antidepressante, et selles suhtes, et need ei ole kurjast, kui on vaja, siis meil on vaja ravida ennast. Me salvestasime ka ühe üldisema sellise vaimse tervise osa mõni aeg tagasi ja üks ei välista teist, eks ole. See abi, mida siis on nagu arstide poolt pakkuda ja muidugi see, mida meie looja saab anda. Te juba nagu mõnes mõttes kandusitegi üle sinna, et kuidas teie kaotusest on nagu tulnud ka mingi võit, eks ole, see on juba võit, et millist nõu te oskate anda, see, mis te kirjeldasite, kuidas te saate olla paremad vanemad oma teisele pojale ja olla abielus ja kuidagi nagu selles valus on ikkagi nii palju nagu ilu ka, et see on ikkagi imelik asi, et seda on jube raske siis näha, kui sa oled selle valu täiesti keskel ja lõppu ei paista, eks ole. Aga hiljem kuidagi see lugu hakkab on ju rulluma ja seesama Hiobi lugu, eks ole, kes ei ole piiblist lugenud lõpuni, et siis tasub. Räägime võib-olla veidi nii halb, et aeg on piiratud, eks ole. Aga me jõudsime ka sinna, see võidupool ja ka see nagu, et kuidas siis nagu üldse ennetada sellised asju. Ma proovisin natukene statistikat tšekata, aga no ma ei tea, see saade võib-olla mõni kuulab seda aastate pärast ja ma ei tea, mis need numbrid siis räägivad, aga 100 000 Eesti elaniku kohta siis me teame, et umbes 7 noort teeb aastas enesetapu, rääkimata, kui paljud mõtlevad sellest või proovivad seda teha ja see omakorda moodustab 50% kõigist enesetappudest. Noored on õudselt haprad on teie lihtsalt kogemusest või te mainisite, et Miikalil oli ka selline naeratav depressioon ja nii. Mis nõu te oskaksite anda just selle ennetuse poole pealt? Et mida saavad siis näiteks noored juhid tähele panna oma grupis, kus kõik ei ole ka kristlased, mõned on, mõned ei ole, võib-olla iseenda puhul. Nemad ka jooksevad vahel täitsa kinni omadega, neil on suured pinged peal. Hakkame kuskilt otsast minema. Ja. Mis just teie kogemuse põhjal on sellised olulised asjad, mida tähele panna ja mida saab ära teha? Tahad midagi? Ma võin selles mõttes otsa lahti teha, et mina mees on ju. Mehed väga abi justkui ei vaja on ju. Tuleb nii välja Eesti mehed eritiks. Ja no... Vajavad, aga nad ei küsi. Ei tundub, et ei vaja vaata. Siis ikka tunne, et ma saan hakkama on ju. Ma ei oska öelda, kas see on häbi või mis see on. Igal juhul psühholoogi juurde polnud nagu pointi minna. Ma käisin ühe psühholoogi juures. Pärast seda meile nagu anti võimalus. Ma käisin ja rääkisin oma loo ära. Küsisin, kuidas tundub, et kas ma peaksin tulema. Ta ütles, et nagu, kõik on nagu hästi. On. Pole nagu vaja. Mõtlesin, selge, et siis järelikult ei ole vaja. Aga õnneks me saime pärast perega koos minna ühisele teraapiasessioonile ja no vot tegelikult hakkas aitama küll. Et tegelikult, kui sa räägid, et kui inimene, kes on professionaal, ta oskab sult küsida küsimusi, panna sind mõtlema, võib-olla mõned inimesed samamoodi nagu mina, et nad tihti mõtlevad valjult, ehk et kui sa räägid temaga, siis ta samal ajal mõtleb. Et ta omaette kodus nurgast nagu tegi ei saa selle peale tuldud, aga siis juhitakse sind ja sa nagu vastad küsimustele ja vaatad enda sisse, mis küsitakse ja sa jõuad ja räägid välja ja seesama, mis me rääkisime, et välja rääkimine, et sa käid ja sa räägid inimesega ja vahel see sõlm tulebki lahti, et kui ongi mingi äng või asi, alati ei ole, et viib enesetapuni see äng ja see valu võib olla muidu ka, on ju. Aga sellega tuleb ka tegeleda, et sa ei pea ootama, kuni eluisu ära läheb, eks ole. Väga mõistlik on tegeleda asjadega siis, kui nagu probleem hakkab pihta, et auto analoog, et kui auto sõidad ja kuskil hakkab juba kolisema või kiiksuma, et ei pea ootama, kuni rattad ära tulevad, et tegeled, eks. Sest kui sa kohe tegeled sellega, võib-olla see kulu või asi on pisik ja sa hoiad suure jama ära, kui sa lased rattad alt ära tulla, see ei ole mõistlik parandada pärast. Inimesena võib olla sama, eks ole. Inimesega on natuke selles mõttes keerulisem, et kui autoga lähed juurde, näitad valgust, kõik on selge. Ma ei tea, kuidas teistega, minul on nii raske enda sisse näha. Ma nagu üritan aru saada ja mõelda, aus ka endaga olla. Ei tule välja, ei paista välja. Ja diskussioonid, kus sa lähed psühholoogi juurde, sealt tulevad mingid asjad välja ja ma kristlasena usun, et Jumal absoluutselt kasutab seda ka. Või kui sa oma abikaasaga räägid või sõbraga räägid, et see abi otsimine ja rääkimine ja mitte häbeneda.
see ei ole häbiasi, et sul on raske. See ei ole häbiasi, et sul on valus, see ei ole häbiasi, et sul on midagi juhtunud. Ema, isa, vend, õde, sõber on ennast ära tapnud näiteks. See ei ole häbiasi. See tundub nagu häbiasi, aga see ongi kuradi vale, sest et sa pead justkui nagu hoidma enda sees, sest siis on tal sinu üle haare. Aga kui sa selle välja räägid ja küsid ja nagu ei häbene, sest et need ei ole häbiasjad. Et keegi meist ei häbene ju seda, et kui keegi sureb ära mingi südameataki või vähki näiteks, eks ju, mina nimetan depressiooni ka tegelikult selliseks nähtamatuks vähiks. Et ja ju me küsime abi ja meil kästakse ravima hakata seda vähki, et ei ütelda, et mine koju otsi endale ise abi, eks ju, et kahjuks praegult depressiooniga või mingite vaimse tervise teemadega on ja kõik sellised ängid ja asjad ei pruugi depressioon olla. Aga mis mina tahan ütelda on see, et üks asi on, nagu me ütlesime, rääkimine, teine asi on see, et abi otsimine, kolmas asi on see, et või see esimene asi oli see, miks me rääkimine väga tähtis on see, et sa ise mõtestad ka oma nagu selle valu või sellise ebamugavuse või kriisi, sa paned selle sõnadesse, sest tunne on väga suur ja arusaamatu asi, eks ju, et ma tunnen halvasti ennast, aga mis sa tunned halvasti, et endalt ka küsimusi küsida, et mis sa tunned halvasti, mis valu sa tunned, kus see valu tuleb, millest see tuleb, et kes saaks mind aidata, vahel on näiteks minul piisas kirjutamisest mingitest asjadest, eks ju, aga ma ütlengi, kui minul on elukogemus, eks ju, mul on nagu see, aga noortel on nagu teist teema. Ehk et ja noortejuhtidele võib-olla see, et ma ei tea, võib-olla see on selline õhkõrn asi, aga kõhutunne vahel ütleb, et selle inimesega midagi korrast ära. Kas on kõhutunne või püha vaim, ma ei tea, aga isegi ütlevad, kes ei tunne Jumalat, nemadki saavad aru, et midagi on korrast ära. Mine räägi, kui sul on tunne, et korrast ära, mine küsi. Isegi kui ei ole korrast ära, siis sa vähemalt nagu andsid talle sellise impulsi, et kui ta mõtleb, et okei, ma oleks võinud rääkida, kui ma tahan rääkida, siis temaga ma saan rääkida. Või siis keegi hoolib minust, sest et noortel on ka see, et keegi äkki ei hooli minust või nad vajavad seda kontakti. Ja siis... Ma tahaks kohe vahele lisada, et me ei unusta ära, et see pole vähe oluline see, et palvetada tuleb. Isegi kui sa ei usu Jumalat, siis mine Jumala juurde ja ütle, Jumal, kui sa oled olemas, mul on valus, mul on jama, palun aita mind. Et nagu Jumal ei ole viimane variant, tegelikult täitsa lausa ütleks, et pannakse selle esimesele kohale ja siis kõik muud asjad tuleb ka ära teha. Ma tahtsin nagu seda ka ütelda, et kui poistele või kellelegi on räägitud või meestele ka või üldse naistele, et nutmine on häbi asi, siis tegelikult on nutmine väga vabastav. Mina soovitan väga, et kui tuleb nutt, siis nutke. Või siis... Jumala kink. Ja täielik, et see nagu vabastab mingisuguse pinge meie seest. Ja see ei ole häbi asi teha seda meestel ka. Mehed nutavad ka. Ma mõtlesin teesärgi teha, et tõeliselt mehed nutavad. Ma ei ole veel teinud, aga meil kõik on ju, minu lapsepõlvest on meile tambitud pähe, et mehed ei nuta, on ju, nõukaajal öeldigi, et ära nuta, esimene asi, et ära nuta, see oli häbi või raske kuidagi teistel talud, et siis ära nuta. Et sükene sisse surumine ja maha surumine tegelikult on vale, et kui tuleb nutta ja sa saad nutta, palun nuta nagu. Et tihtipeale naeratava depressiooniga on see ka, et mida jätakse märkamata, vaadatakse, nii lõbus ja humoorikas inimene, aga nad hakkavad tegema nalju surmaga või siis mingisuguseid repliike ütlema, et võib-olla see ei ole midagi, aga võib-olla see on midagi, mida märgata jälle. Ja teismeas on inimeste nagu näiteks karakter võib muutuda selles osas, et need asjad, mis talle varem rõõmu tegid, enam ei tee või nagu need on asjad, võib-olla mingisugused asjad, mis annavad signaalid, eks ole, et ega kindlasti täppisteadust seal ei ole, et lihtsalt. Me alles avastame seda, vähemalt sellel ajal, kui me seda podcasti salvestame, see, nagu te ütlesite, see on õnneks muutumas, eks ole, ja me tõesti ei jõududki minna veel paljudesse asjadesse, kuhu võiks, aga äkki midagi saime ikka lahti pakendada. Mis me siis kuulsime täna oligi see, et teie puhul seda kõige suuremat valu, mis kunagi olete kogenud, siis põhjustas poja kaotus suitsiidile, mis on omakorda tekitab nii palju neid miks küsimusi. Me rääkisime nendest, et Jumal võib seal kohata. Ja siis kuidagi hakkavad mingid ilusad asjad üles tulema. Kuidagi muutus teie
teie suhe ja siis suhe teise pojaga. Poegadel on inglite nimed, eks ole. Peeter pani. Nii, et üks on teiega siin, teine ootab juba ja kuidas see kogukond taha tuli, kuidas kogudus võib-olla muutus, et nii huvitav, et kuidas ikka Jumal töötab läbi valu ja püüame siis tähele panna oma noori ja iseennast ka, et õnneks ühes teises saates juba rääkisime, et need, kes ise teevad tööd ja palju panustavad, nad peavad iseennast ka tähele panema. Ja kui on nagu juhtunud veel viimane asi, et kui on juhtunud, et tõesti inimene on läinud, siis kindlasti mitte süüdistada iseennast, sest see on nii salakaval haigus ja noortele eriti veel, nad ei oska ennast kaitsta, et selle süüdistuse laviini all, kui sõber on läinud, et tegelikult inimesed surevad kahjuks. Aga ma arvan, et see eesmärk, et jääda elama, on kõigil meil. Hästi öeldud, aitäh Heivika, aitäh Paavo-Peeter neid asju jagamast. Jumal lõi inimese oma näo järgi. Juba see lause ütleb, kui väärtuslik igaüks on. Ja võtame siis selle teadmise kaasa, iga elu on nii väärtuslik. Aitäh teile veel kord. Aitäh. Kõigile kuulete vaatajatele loodame, et kuidagi kedagi see julgustas ja varustas. Võib-olla kui näete ka Heivikat ja Paavo-Peetrit, saate veel küsida nende kogemustest ka. Nii et igal juhul hoidke ennast ja hoidke üksteist ja hoidke nii endid kui üksteist siis Jumala väes. Järgmiste podcasti episoodideni siis.